Oleme jälle otse-eetris Facebookis ja seda siit Viru keskuse Nordcafe inspiratsiooninurgast. Meil on siin käimas karjäärinädal. Külastage loomulikult virtuaalmessi aadressil virtuaalmess.ee ja onlineexpo.ee. Ise võite valida, millisest keskkonnast ligi pääsete. Info on kõik sama ja meie tööpakkumised on seal kõik üleval. Eksponendid 25 ettevõtet ja organisatsiooni ootavad teid külastama, ootavad teie küsimusi ja loomulikult teie kandideerimisi ka. Ma usun, et 150 tööpakkumisest leiate endale kindlasti sobiva ja kui nendest veel väheks jääb, siis cv.ee aitab veel täiendavate tööpakkumistega kaasa. Eesmärk on see, et paljud inimesed saavad selle nädala jooksul, karjäärinädalal, endale uue töö. Aga mul on siin uus külaline inspiratsiooninurgas valmis ja meie lõunaseminari teemaks on välismaal õppimise kogemused ja kuidas need kogemused võiksid realiseeruda ja mismoodi need võiksid meid tööturul seada paremasse positsiooni, võib-olla siis teiste kandidaatidega. Ja mul on järgmine külaline siin kõrval. Tutvusta ennast ka kõigepealt, meil neid tiitreid seal all ei ole, et kes sa oled ja kust sa tuled? Tere, et mina olen Liina ja mina tulen Belnorist ja Belnor siis aitab noortel minna välismaale õppima. Ma ütlen veel siia seda ka, et meil on Facebook Live'is praegu võimalik ka Liinale esitada küsimusi, nii et ma ei näpi oma telefoni mitte niisama igavusest siin inspiratsioonivestlusel, vaid selleks, et vaadata, kas te olete tahtnud meilt midagi küsida. Nii et võtan selle feedi ise ka lahti ja teema siis välismaal õppimine. Räägi, kas sa ise oled käinud välismaal õppimas või oled sa sellest unistanud või mõelnud? Mina kahjuks ei ole, aga nüüd kui ma töötan hariduskonsultandina, siis mul on väga kahju, et ma ei ole käinud. Plaanid sa seda? Ei plaani kahjuks, laste kõrvalt enam ei saa. No ma usun, et küll sul ka see aeg või hetk veel elus võib tulla, et mõelda. Aga kui me räägime nüüd noortest, kes lähevad välismaale õppima, mida nad sinna õppima võivad või saavad minna just läbi teie abi ja toetuse? No läbi meie saab minna Inglismaale, Hollandisse, Taani ja erialade valik on tõesti lõputu. Inseneritöö, keeled, kas või ajalugu õppima. Paljud inimesed ju otsivad ise ka kindlasti neid erinevaid võimalusi, ostavad endale ühe otsa lennupileti ja vaatavad, kuidas asjad lähevad. Mis on see kasutegur või abi või info, mida nad saavad teie käest? Miks mõelda ja kaaluda tulla Belnorisse ja öelda, et mul on nüüd siuke plaan, et ma lähen välismaale õppima? Mõnikord tullakse meie juurde, öeldakse, et ma tahan minna välismaale, aga isegi ei tea veel, et mis eriala õppima, et siis meie aitame välja selgitada, et mis on tema huvid, mis eriala võiks sobida ja siis vastavalt sellele hakkame juba kooli otsima. Ja kandideerimisprotsessi käigus abistame igas etapis, tõesti alates selle eriala valimisest kuni avalduse täitmiseni, kuni ühikakoha leidmiseni, aitame taotleda õppelaenu. Mis siis on praegu kõige populaarsemad erialad, mis viivad Eesti noored välja kogemusi omandama? Õigusteadust tahetakse minna, aga sellel on muidugi konks, et kui sa õpid seda Inglismaal, siis saad ainult Inglismaal töötada õigusteaduse alal. Ja inseneritöö, väga populaarne, siis IT erialad, events management ehk siis ürituste korraldamine on ka päris populaarne. See on mujal maailmas eriti atraktiivne ja populaarne eriala üldse. Eestis kogub ka kindlasti hoogu. Ma ütlen veel vahele, et Facebookis tuletan meelde, et Facebook Live'i feedis, kui te meid praegu just vaatate,
võite kommentaari panna oma küsimused välismaal õppimise kohta ja Liina annab nendele kohe ka konkreetsed suunised ja vastused. Ja samuti, kui te olete virtuaalmessil, siis meil on virtuaalmessi CV Online'i boksis aktiveeritud samamoodi see vestlusvoor, nii et võite sinna ka oma küsimused ja mõtted ja miks mitte oma kogemused välismaal õppimisest kirja panna. Seda siis nii meie vestluse laivi ajal kui pärast hiljem ka võime edasi arutleda. Aga tahtsin veel seda küsida, et kui minna välismaale, see idee on ju iseenesest tore, lõbus, ahvatlev. Lähen kogun kogemusi, uusi kontakte kuskil teises riigis ja siis jõuad sa sellesse punkti just nimelt, kus ma elan, aga mis raha eest, kuhu lähen, kui kallis see kõik kokku on? Ma arvan, kui sa tahad minna, siis esialgu sul peaks olema see nii-öelda stardiraha, et leida see elamispind endale seal. No ühikakoht, jah, ta ei ole kõige kallim, aga mingi esialgne eelarve peaks ikkagi olemas olema, kas või lennupiletite raha. Ja koha peal siis paljud juba lähevad kooli kõrvalt tööle osalise ajaga. Ja see õppelaen, mis Inglismaal saab taotleda, et see katab õppekulud, et elamiskulusid see ei kata. Ja mingeid konkreetseid stipendiume nüüd Inglismaalt meie õpilased ei saa taotleda, enne kui nad ei ole seal 3 aastat elanud. Et see on ikkagi päris tõsine plaan ja otsus, mis vajab aega küpsemiseks ja siis ka aega natukene kukrusse koguda, et olla turvaliselt nagu kindel oma selles sõidus ja plaanis. Ja, et kindlasti tuleb hoolikalt läbi mõelda, vanematega kindlasti kõik läbi rääkida ja varakult hakata asjaga tegelema, et kui on soov minna, näiteks toome nüüd Inglismaa, siis võiks ikkagi praegu juba seda asja ajada. Selleks siis, et 2018 õppeaastast minna Inglismaale, võiks täna teha otsuse ja hakata tegelema sellega? Jaa, sest kandideerimistähtaeg Inglismaal tegelikult on jaanuaris. Väga hea, et sa täna tulid siis, eks ju, et tuletada siin aasta lõpus meelde, et ei ole siin midagi sügis, talv, jõulud, trilla-trulla, et tuleb tõsiselt oma plaane teha. Ja, et ma mäletan, kui mina olin gümnaasiumis, siis mina ei teadnud 12. klassi kevadel ka veel, et mida mina edasi teen. Et jah, peab ikka konkreetne plaan olema valmis, kui sa tahad minna välismaale. Et suvel saab ka veel kandideerida, aga siis on juba läbi clearingu, mis tähendab siis seda, et saad kandideerida nendele kohtadele, mis on veel vabad, et kuhu ei ole piisavalt õpilasi kandideerinud. Siis võtad seda, mis järel on. Jah, et jäägid. No jah, ka võimalus, aga ikka ise planeerida oleks ju parem. Kui nüüd tuleb abiturient, gümnasist teie juurde ütleb, et võiks ju minna, aga ma ei tea kuhu. Kuidas te teete selgeks selle, et kuhu poole te siis teda niimoodi tõukama ja abistama hakkate? Tutvustame kõigepealt, et mis võimalused on Inglismaal, Hollandis, Taanis. Taani on atraktiivne, sest seal on kõrgharidus tasuta. Üks mure vähem nagu, jah? Jah, aga Taanis on jällegi elamiskulud on kõrgemad kindlasti. Inglismaal, ma arvan, kuskil linnas, näiteks Londonis on väga kallis elada, aga kuna Inglismaa on nii suur ja lai ja seal on palju ülikoole, siis mõnes väiksemas linnas näiteks on tunduvalt odavam elada. Kindlasti mängib rolli see eelarve ja eriala, mida ta soovib õppida, et võib-olla Hollandis näiteks on paremad õppekavad sellel erialal kui Inglismaal kuskil ja näiteks Hollandis on hästi praktiline õpe, et kui otsitakse just midagi hästi praktilist, siis kindlasti Holland. Ja nagu sa ütlesid, et kui sa lähed Inglismaale juurat õppima, et siis peadki sinna jääma? Võib nii öelda küll, jah, et heal juhul saad töötada kuskil endises Inglismaa koloniaalriigis.
aga teiste erialadega sellist piirangut ei ole? Otseselt mul ei tule praegu pähe, et meditsiini erialale meie õpilased ei saa välismaale kandideerida. No nüanssidega peab kursis olema, seda kindlasti, kas seda ohtu ei ole, et saadamegi niimoodi noored targad pead Eestist ära ja vatsa lops? No ma usun, et igaüks peab oma valikud ikkagi ise tegema ja päris paljud on ikkagi tagasi tulnud ja töötavad siin Eestis. Aga... Räägime nendest tagasi tulnutest ka. Palju te suhtlete nendega, palju te küsite nendelt, et kuidas sul tegelikult läks ja oli lihtne või raske või mis sa said sealt lõppkokkuvõttes? Et ega me väga palju ei ole küsinud. Mõnikord kirjutavad ise, et aitäh, et väga palju abi oli ja me saadame näiteks ka au pairideks praegu noori ja nendelt oleme nüüd hakanud küsima tagasisidet, et kuidas teil läheb ja kuidas meeldib ja et au pairid on väga positiivset tagasisidet andnud oma kogemuse kohta. No küsige ikka, muidugi meid CV Online'is ka huvitaks see, et noored, kes tulevad ju Eesti tööturule, mõnikord käed taskus, eks ju, sest välismaa kogemus on selja taga, et mis siis on see, mida nad said sealt rohkem kui siit Eestist. Seda oleks päris huvitav teada. Jaa, oleks. Et mida mina arvan, et mida nad sealt saavad. Näiteks kui sa õpid Hollandis ja sul on hästi praktiline see õppekava, et sa teed praktika terve semestri või terve aasta lausa, siis kindlasti sa oled saanud selle töökogemuse. Kui sa Eestis siin kandideerid kuskile, siis esimene asi, mida küsitakse, on ju kogemus tegelikult. Ja siis siin Eestis õppinud põhimõtteliselt laiutavad käsi, et mul ei ole kogemust, et ma just lõpetasin ülikooli. Aga kui sa oled tulnud Hollandist, siis sa oled teinud terve aasta juba praktikat, sul on see kogemus, kontaktid, sul on rahvusvahelises keskkonnas töötamise kogemus, sa valdad hästi keeli. Et ma arvan, et kõik see tuleb kasuks. Kõlab jah, nagu päris mitu plusspunkti juba. Ja lisaks, kui tööandja vaatab, et sa oled teinud selle suure julge sammu, läinud sinna välismaale noorena õppima, siis ta näeb, et sa oled uutele väljakutsetele avatud, julge, peale hakkaja. Ja ilmselt oma tööga hätta ei jää. Ma vahepeal vaatan, kas meil on tulnud mõni küsimus ka publikumi hulgast, aga virtuaalmaailmast vähemalt ei ole ühtegi küsimust praegu saabunud, järelikult meie jutt on lühike, selge ja konkreetne, info on edasi antud. Kordame üle, kes saavad üldse minna teie abil välismaale õppima, kas teil on mingisugused piirangud, ealised piirangud või kogemuste piirangud või ka, et kellele see jutt nii-öelda otseselt mõeldud on? No kõige enam ilmselt abiturientidele, et välismaale minemiseks sul peab olema ikkagi keskkooli tunnistus, et ilma selleta ei saa kandideerida, et sa võid muidugi tulla juba 11. klassis konsultatsioonile, räägime, mis sind huvitaks. No raha peab ju koguma hakkama. Ja just, kuhu sa minna tahaksid, mis eriala ja siis võid 12. klassis uuesti meie poole pöörduda, et siis saaks hakata juba kindlamaid samme astuma selle poole. Aga jah, 12-ndikud peamiselt võiksid praegu hoida oma kõrvad kikkis ja magistriõppes samamoodi, miks mitte. Või kes on jätnud oma bakalaureuse pooleli praegu siin Eestis ja tahaksid minna hoopis välismaale proovima midagi muud. Et minu tuttav, ma tean, ta pettus siin ühel erialal, mida ta läks ülikooli õppima, ütles, et tema ootas midagi muud ja läks Inglismaale ja lõpetas kiitusega. Et ta oli väga rahul. Sama eriala, jah. Aga temalt küsisid, et mis oli Inglismaal teistmoodi kui Eestis, et miks ta Eestis pettus ja Inglismaal ei pettunud, et kas see oli see kultuuri kontekst, kas see oli õppemeetodid või need inimesed tema ümber või mis tegi sellest erialast tema jaoks seal selline seksika ja ägeda? Tema ütles, et temale meeldis praktilisus jällegi, et Inglismaal tegelikult on ka terve semester on praktikat ikkagi ja need õppemeetodid olid ka talle rohkem meeldinud, et ei olnud sellist kuiva teooriat nii palju olnud. Aga ma saan aru, et ta tuli tagasi?
ei, ta ei tulnud tagasi. Assaa, no vaat sinna see läks. Ma mõtlesin praegu, et saan hea positiivse näite tuua, et käisin, õppisin ja tulin tagasi. Aga sa ütlesid, et ikka tullakse tagasi ka, et oskad sa nagu protsenti ka öelda, et on see nagu 50-60 või kas enamus tulevad tagasi Eestisse seda kogemust kasutama ja jagama või enamus ikkagi leiab endale tee kuskil laias maailmas? No seda protsenti ei oska nüüd öelda, aga oleneb täitsa inimesest, et mõni leiab endale seal juba perekonna ja siis ta loomulikult jääb sinna elama. Aga kui ta on veel üksik inimene, siis ta igatseb oma Eesti perekonda, kultuuri, siis ta loomulikult tuleb tagasi ja eriti kui ta leiab endale siin tööturul nagu hea väljakutse. Nii, abituriendid ühesõnaga. 10-11 klass võiks juba hakata mõtlema, eks ole, mis kogemused, kus riigis, kes kinni maksab, kas lähen suvel tööle, teenin raha, küsin vanemate abi ja siis enne gümnaasiumi lõpetamist ajada asjad nii-öelda täpseks. Ja. Nagu sa ise ütlesid, et sul ei ole seda võimalust tekkinud, laste kõrvalt on raske loomulikult ära minna ja kui siin on juba nii-öelda juured alla aetud, eks ju, et kus sa siis ikka neid välja tõmbama enam hakkad. Aga kui siiski seal ülikooli esimestel aastatel veel on ka sellised ja kindlasti on paljudel mõtted õhus, et ei tea, kas et siis ikkagi ülikooli ajal on see ka täiesti okei veel tulla Pelnori ja... Et kui sa tunned, et sa ei ole leidnud enda jaoks seda õiget eriala, siis võiks edasi otsida, et milleks õppida midagi, mis sind tegelikult ei huvita, mis sind õnnelikuks ei tee. Sa tõid mõned punktid juba välja ka, et see peale hakkamine ja kindlasti keelteoskus, sest kui sa kuskil välisriigis elad, aasta 2-3, eks ju, nii kaua kui need õpingud kestavad, sa saad kindlasti vähemalt selle kohaliku keele väga hästi selgeks ja suhtlemiskultuuri. Ja veel mõned nüansid, oskad sa veel tuua välja mõne mõtte, et miks see välismaal õppimise kogemus teeb sind Eesti tööturul paremaks ja tugevamaks teiste kandidaatide ees? No, esimene mõte, mis pähe tuleb, on iseseisvus. Et sa lähed noorena teise riiki, elad seal üksi, ajad oma asja, sa harjud nagu võtma seda vastutust. Et vastutustunne on kindlasti oluline tööturul. Kui sa lähed kuskile tööle, siis sa pead ikkagi olema kohusetundlik, täpne. Et võib-olla, jah, kui sa siin Eestis oled harjunud kogu aeg emme-issiga koos elama, et sul on raske esialgu. Jah, et raske põgeneda selle hoole ja armastuse eest, eks ju. Ja seal teise piiri taga, no mis sa teed, pead hakkama saama, väga õige. Kas sa iseenda esimest töökogemust mäletad? Mäletan. Mis meenutused või mälestused sul on? On see positiivne või pigem mõtled takkajärgi, et küll oli keeruline ja raske? No, kõige esimene töö, mis minul oli, ma olin 16 ja ma läksin nõusid pesema. Ja siis ma töötasin 12 tundi päeva ja siis ma mõtlesin, et issand, kas see tööelu ongi nii raske. Ja siis gümnaasiumi lõpuklassis ma ei olnud ikka veel otsustanud, mida ma tahan teha. Läksin õppima seda, mis ma arvasin, et mulle meeldib. Ma pettusin tegelikult esialgu. Kuidagi hambad ristis lõpetasin selle bakalaureuse ära. Ja siis olin paar aastat kodus lastega. Ja nüüd siis eelmise aasta sügisel leidsin selle eriala, mida ma tahan õppida, mis mulle väga meeldib ja ma olen tõesti praegu väga rahul oma magistrivalikuga. Mis sul see esimene eriala oli ja milleni sa nüüd jõudsid? Esimene eriala mul oli eesti keel võõrkeelena, et tulemus pidi olema see, et ma hakkan vene emakeelega inimesi õpetama. Aga ma ei tea, kuidagi kuivaks jäi see õppekava minu jaoks. Aga praegu ma olen väga rahul, praegu ma õpin tõlkimist, kirjalikku tõlget. Nii et sa väga kaugele sellest siiski ei läinud, et sinna lingvistika põllule jäid edasi, aga lihtsalt nüansside küsimus. Kui sa vaatad neid noori, kes teie juurde tulevad,
kas siis konkreetse plaaniga või suures segaduses ja soovist minna maid ja puid avastama, maailma avastama. Kes nad on? Kas nendel on mingi ühine nimetaja või on nad seinast seina erineva maailmavaate, kultuurilise tausta, perekondliku kasvatuse ja ambitsioonidega? Nad on tõesti väga seinast seina. Et on selliseid hipilikke kunstiinimesi, on selliseid väga range kasvatusega noori, aga neil kõigil peab olema see üks ühine omadus ja see on motivatsioon. Et ilma motivatsioonita sa ikka ei saa minna kuskile välisriiki õppima. Ja samamoodi, et teie nende eest kõike ära ei tee, et ikkagi ise peab ka kaasa aitama ja tegutsema. No üks kõige olulisemaid asju on motivatsioonikiri, et selle nad peavad ikkagi ise kirjutama. Meie vaatame üle, et kas on kirjavigu või midagi olulist puudu, näiteks mida võiks täiendada, aga selle ikkagi peab ise kirjutama ja oma hinded peab muidugi hoidma sellised, et sa oleksid seal konkurentsis. Et õppima peab normaalselt, teie seda pärast korda ajada ei saa. Ja, et loomulikult seal ei pea olema kõik 5, aga mida suurem sul see keskmine hinne on, seda rohkem sul on võimalusi, lihtsalt rohkem valikuid. No minu arust on nendest inspiratsioonivestlustest siit järgemööda välja tulnud see, et haara härjal sarvist, vigu on okei teha, neid saab oma järgmiste valikute käigus parandada, oma suuna korrigeerida ja kui sa oled jõudnud otsusele, siis asud tegudele. Just. On sul meie tööotsijatele või ka tööandjatele võib-olla meie karjäärimessi raames ja Facebooki vaatajatele enda poolt anda üks hea ja tugev soovitus? Kuidas see tööelu ja töökultuur võiks olla? Mina arvan, et kõigile võiks anda võimaluse, et isegi kui tuleb just see ülikooli lõpetanud noortel ei ole seda kogemust, et kuulake ta ikkagi ära, just tööandjad, et võib-olla ta on suurepärane töötaja. Ja kui tuleb keegi, kellel on välismaal õppimise kogemus, siis bravo ju, et kindlasti mõelge sellest kui suurest plussist, mõelge sellele, millised kogemused sellel inimesel juba on, kui julge ta on. Jah. Minu poolt siis selline soovitus. Lihtne ja loogiline ja väga eluline. Ma loodan, et vähemalt üks meie kuulajatest, vaatajatest seda järgib. Inspiratsioonivestlused jätkuvad meie karjäärinädala raames siin Viru Keskuse Nordcafe Inspiratsiooni nurgas. Täna õhtul me räägime sellest, kuidas maailma muutujaks tegelikult kasvada ja mis see teekond endast võiks kujutada, nii et kui me praegu rääkisime sellest, et kuidas sinna piiri taha pääseda ja mis seal teha, siis järgmine õhtune seminar avardab seda pilti veelgi natukene. Aitäh sulle, et liitusid minuga täna ja selgitasid. Kas midagi olulist jäi ütlemata ka, mida ma ei taibanud küsida? Ma arvan, et kui on küsimusi, siis tuleks tulla konsultatsioonile. Absoluutselt ja samuti virtuaalmessi boksis võib kõiki neid küsimusi Belnorile esitada ja otse ka. Mingem siis rändama, tulgem koju tagasi ja kuulakem meie inspiratsioonivestlusi edasi ka ja vahepeal virtuaalmess.ee, onlineexpo.ee. Keskkonnad ootavad teid uudistama juba praegu olevaid tööpakkumisi ja suhtlema meie ettevõtete organisatsioonidega, kes neid tööpakkumisi seal jagavad ja kes teid tööle ootavad. Ilusat päeva jätku ja kuulmiseni ja nägemiseni. Aitäh! Aitäh sulle!